tšau, loeme ette ühe täiskasvanute tõsielu loo. Üks mees kirjutab, ma ei ole nagu deitimismaastikul väga nii-öelda kogenud inimene, aga ma Tinderis matchisin ühe naisega. Ta küsis, kui pikk ma olen ja tahtis minust pilti saada. Kui ma saatsin talle oma pikkuse, siis ta saatis mulle nagu südamemärgi kohe Tinderis vastu ja kui ma saatsin talle endas pildi, siis ta saatis nagu mingi musi nagu emotikoni vastu, vaata. Ja kui ma küsisin tema käest, et millist meest otsib või mis ta üldse sealt Tinderist otsib, siis naine vastas jälle musimärgid ja ütles, et ükskõik mida iganes sa tahad, kallikene, vaata. Ja ma tahaksin nagu teada, et kas see naine on nagu avatud ühe öö suhtel, et ta niimoodi tiiraselt vastab. Et ma ei saa aru, kas ma olen loll või ma olen tõesti nii atraktiivne, et naine nagu niimoodi juba väljendabki, et ta tahaks minna nagu ainult asju ajama. Ma ei tea, minul endal siukse kogemusi olnud ei ole ja ma ei taha ka, et oleks. Ma ei tea, mis võib-olla napisõnaline naine võib-olla üritab öelda, et äkki selle konto taga on üldse mees. Äkki on mees, jah, mingi ma ei tea. catfish mees. Tõesti, sest et mina isiklikult ei tea mitte ühtegi naist, kes nagu matchiks ja siis ta nagu hakkab nagu niimoodi, et lähme voodisse. Ja kui ta hakkab siukest tiiras jutama, siis ilmselt seal on ikkagi mees taga. Kindlasti. Või siis teine variant on see, et äkki see naine on selline, vaata, kes müüb Tinderis raha eest, et ta tuleb nagu raha eest nagu sinuga magama. Ja seal oli siuke asi, oli nagu ma kuulsin, et kui pikk on mees, seda asja ei saa muuta. Ma olen tänapäeval näinud, et naistele, ma ütlen, mida pikem, seda parem, aga pikkasi mehi on väga vähe maailmas. Enamus neid sai teises maailmasõjas surma, need geneetikaid ei ole enam olemas. Väga vähe on pikkasid mehi. Enamus on siuke 1,60 kuni 70-85. Ei, minu meelest tavaliselt on vist enamus on 1,74 pluss. 70 kuni 80 pigem, jah, et ei saa muuta mees oma seda pikkust. See on geneetiline. Ainuke asi, mida saab muuta, on rahakott, kehakaal.